Head julgeolekualale tulnud inimesed. Eilne päev siin julgeolekualal oli hästi põnev. Meil oli ilus ilm, rahvast oli hästi palju. Täna on oodatud selline väike kriisikene, vihma sajab ja inimesi on oluliselt vähem. Aga meid see väga ei heiduta. Kõigepealt teen kiire tutvustuse. Mina olen Margo Klaus Riigikantseleist ja modereerin tänast arutelu kriisidest ja kriisikestest. Ja arutame just selle üle, et meil on 3 erinevat osapoolt siin ühiskonnas. Tinglikult. Meil on reageerivad asutused, kes kriise lahendama peavad. Siis meil on hädalised, need, kellel on vaja appi minna. Tinglikult täidate teie täna seda rolli. Et teie olete siis nii-öelda need tavainimesed, kes teatud olukordades abi vajavad ja pooled siin ees peaaegu või umbes on siis need, kes reageerivad. Ja teine pool siin ees olijatest on siis need inimesed, kes valdavalt kommenteerivad seda, kuidas ühed teisi aitavad. Ja selle diskussiooni peamine eesmärk ongi saada aru sellest, et kuidas on võimalik 3 erinevast vaatest, 3 erinevast arvamusest või vaatenurgast tulenevalt ühte sama asja erinevalt näha. Teil soovitan mõelda teil siin selle peale, et tuletage meelde neid kohti, kus te olete olnud halvas olukorras, tunnete, et nüüd on kriis. Ärge mõelge majanduskriisi peale, ärge mõelge selliste kriiside peale ja ärge mõelge mingisugustele sellistele asjadele, mis ei ole seotud kuidagi õnnetustega. Mõelge selliste õnnetuste, ohtude, julgeoleku peale. Ja ma vahepeal küsin võib-olla kelleltki, võib-olla isegi väga jõhkralt mikrofon nina all, aga võib-olla mitte, ma vaatan, kuidas asi läheb. Ja ma tutvustan kiirelt ära, kes meil siin täna on. Kärt Anvelt ja esindab siis meediat ja seda vaateorka, et kuidas peaks asjadest rääkima nii, et põnev oleks. Risto Berendson samamoodi räägib meil meedia poole pealt, et kuidas teha kriisid nii palju suuremaks, et alati keegi sealt süüdi oleks näiteks. Või arutame selle. Priit Laos Päästeameti esindajana, Kersti Ruul, PR Partners, Priit Saar, Politsei- ja Piirivalveamet, Jaan Tross, Sisekaitseakadeemia. Nii et enam-vähem on näha, kes kus on. Kõigepealt üldse, et kui ohtlik koht teie arvates Eesti on elamiseks? Et kas see koht, kus me asume, kas see on sellises mõnusas kohas, kas me oleme nii-öelda vanajumala selja taga, et meil siin justkui midagi ei toimunud. Kui me vaatame, et mis on need suuremad kriisid või tõsisemad asjad loodusõnnetuste valdkonnas, mis Eestis toimunud on, ärme kriisideks nimetagi. Kui maailmas suurimad probleemid on olnud maavärinad, tsunamid, siis Eesti kõige tõsisem maavärin toimus 1976. aastal Osmussaare lähedal, kus registreeriti vähemalt ära, et midagi värises. Suurimad tsunamid, mis Eestis saavad toimuda, on ka sellised, et umbes meetrine laine tekib ja see on kõige tõsisem asi. Aga ometigi jõuavad päris paljud sellised tõsised teemad ka meil päevakorda, kui tuul on väga kõva, siis see on juba kriis. Kui Priit Päästeametist, et kui tõsine koht see Eesti on või kohtlik koht see Eesti sinu arvates üldse on? Kui palju me saame rääkida kriisidest? Jah, saame küll. Et kui me võtame selle mõtteviisi omaks, et Eesti on hästi selline ohutu koht ja siin midagi suurt ei toimu, siis ma arvan, et see võib olla väga ettevaatamatu, sest et ajas tagasi vaadata 94 Estonia katastroof, Pärnu, Salaviina case, et meil on sellised, ütleme mõnes mõttes mittetraditsioonilised, tänapäevase mõttes mittetraditsioonilised kriisid olnud ja võib-olla meie asi siin ongi tegeleda selliste natuke teistmoodi asjadega, et suuri loodusõnnetusi tõesti viimasel ajal pole olnud ja need, mis on olnud, siis need ei ole seotud elanikkonnaga, pigem on see toonud tööd igasugustele muudele reageerijatele. Aga kui vaadata nüüd kriiside sellist jaotust, siis väga paljusid asju meil ei esine, see on hea, aga meie vastutus ei vähenda ja Päästeamet ja ka minu enda mõtteviis kindlasti sellega ei lepi, et see on nagu ohutu koht elamiseks, see lihtsalt hoiab teravana.
aga mõnede teiste riikidega, piirkondadega võrreldes on meil natukene rahulikum küll, aga uinuma jääda ei tohi. Aga politsei vaatest? Ma olen nõus oma nimekäima Priidu arvamusega, et kindlasti me üliohutu piirkond ei ole. Aga jälle, kui me võtame teiste maailma näiteid, siis võtame siin üleujutused, tormid. Meil need tagajärjed ei ole nii suured näiteks kuskil Ameerika Ühendriikides või teistes maailma osades. Aga meil peab olema tagatud valmisolek ja ma kindlasti tooksin, ütleme, kriiside osas alati politsei ja piirivalveameti esindajana välja mere, sest merel võib asju juhtuda. Naftareostused, laevaõnnetused, et need on kindlasti need, milleks me peame olema valmis. Ja nende tõenäosus on täiesti olemas, et võib juhtuda üks väga tõsine õnnetus ka kasvõi homme Eestis. Ja tahan ka sinu sõnasabast kohe kinni võtta. Kui me jätame nüüd kõrvale julgeolekualased kriisid, mida me kõik loodame, et neid ei tule, aga kõige rohkem me peaksime tegelikult valmis olema neiks, siis mina mõtlen ka, et kõige rohkem võib meid ohustada ökoloogiline kriis ja see võib olla nii maa peal, aga nagu Priit õigesti viitas just ka merel. Et politsei- ja piirivalveameti juhid on ja ka Siseministeeriumi asekantsler Erki Koort on tegelikult väga otse välja öelnud, et kui merel peaks midagi sellist juhtuma, näiteks Estonia katastroof, siis me pole endiselt selleks valmis. Et see on meie kõige suurem ja nõrgem murekoht minu arvates ja sellele tuleks mõelda väga tõsiselt. Ja see ei puuduta ainult, eks ole, laeva hukka, aga samamoodi ka neid suuri ökoloogilisi katastroofe meres. Et siin võiks riik, ja meie mitte ainult riik, ma ei saa öelda, riik me olemegi me kõik, et siin me peaksime mõtlema. No ja seal on ju, ma olen ikka sellega musta stsenaariumi mees, et ilmaks, aga me peame alati olema valmis ka selleks, et mingi hetk tuleb väga suur pantvangikriis kuskil. Ja noh, see on ikka nagu siis hoopis teine lugu, et ilm alati rolli ei mängi. Jaan, sina oled olnud üks pikaajaline nii riigi tasandil, päästamata tasandil vastutav sellise kriisi reguleerimise ja riskide hindamise poole pealt, et kuidas sina näed neid riske, kui ohtlik või ohutu paik see Eesti on? Noh, mul on üldjoontes eelkõnelejatega nõus, sest mõeldes looduse ja tehnoloogia peale, siis meil on päris hea asukoht. Aga ma alati mõtlen selle peale, et võib-olla sellist minevikust tasub alati õppida. Aga maailm muutub tänasel päeval ikkagi nii kiiresti, et eilse päeva tarkus meid suurt ei aita. Et me peaksime täna ikkagi mõtlema see, mis täna maailmas toimub ja mis ka tulevikus toimub. Et maailm on väga suures kiires muutuses, et meie ühiskond muutub väga palju. Kui me ütleme kas või kliimamuutuste peale, üleilmastumise peale, vaadates kas või meie ühiskonda siseselt ja demograafilisi protsesse, linnastumist, üleüldine abituse kasv, see, mis tegelikult kogu ühiskonnas on toimunud. Meie sõltuvus, ütleme, kriitilise taristu toimepidevusest ja meie harjumine IKT hüvedega, räägimata siin üleilmsest terrorismist ja kõigest. Et vaadates seda pilti, siis ma arvan, et täna on meil mõttekohaks on ikka küll ja küll. Kindlasti ma arvan, loodus tänasel päeval on jätkuvalt isegi kliimamuutuste foonil, ma arvan, Eesti on üks paremaid paiku, kus maailmas elada. Aga kõik need ka eelpool mainitud kas või transport Läänemerel tõesti, et Läänemeri iseenesest on üks väga keeruline meri ja see isepuhastamise tsükkel väga pikk ja kui tõesti siin peaks juhtuma üks selline globaalse mõõduga keskkonnakatastroof, me ei räägi siin 1000 tonnist, aga näiteks 30 000 tonnist naftast, siis on see ikka pikaajaline mõjutada väga kriitiline. Nii et ajaloole tagasi mõeldes, jätame siin julgeoleku teemad ja meie naabrid kõrvale. Jah, et meie esivanemad on valinud hea koha, kus elada, aga mõeldes ikka tänase päeva kiiresti muutuvale maailmale, üleilmastumisele, kliimamuutustele ja muudele trendidele, siis ma arvan, et mureks on põhjus küll. Kirsti? Me elame avatud maailmas ja kuigi Eesti võib tunduda päris turvaline koht elamiseks, mõtleme kas või Liibanonis pantvangistatud jalgratturitele või Islandi vulkaanipurskele järgnenud tuhapilvele. Et need sündmused ei toimunud Eestis, aga ei saaks kuidagi öelda, et Eesti ei olnud sellest
kriisist haaratud või Eesti ametkonnad ei pidanud sellega seoses midagi tegema. Et ma olen väga nõus Priitude ja Jaaniga, et siin tuleb valmis olla uuteks võimalikeks juhtumiteks, tuleb olla paindlik mõelda, kuidas nendes olukordades reageerida ja mis kõige tähtsam, tuleb ära tunda, et tegemist on kriisiga. Ongi tegelikult küsimus sellest, aga kuidas ära tunda, et tegemist on kriisiga? Mis asi see kriis on? See on $1 miljoni küsimus. Et kunagi üle 10 aasta tagasi, kui me, Priit, sinuga koos töötades kriisikommunikatsioonialaseid regulatsioone välja töötasime ja mina püüdsin koos Siseministeeriumi juristidega sõnastada, et millal tuleb kriisikommunikatsioon käivitada, siis juristide põhiküsimus oli, et kuidas me selle kirja paneme, et millal siis on see õige koht, et nüüd on kriis käes. Ja seda, seal võib olla väga erinevaid karakteristikud, et millal siis päris kriis on, see on sageli tunnetuslik. Nii et ma arvan, et kui keegi kunagi mõtleb välja mingisuguse äppi, mis reageerib, et siis kui kriis on, siis ta hakkab blinkima, et see on kindel võimalus saada miljonäriks. Ja suurem osa tegelikult kriisidest, mille puhul meile tundub, et ametkonnad ei ole hakkama saanud või see on kuidagi väga halvasti läinud, on see siis päris reageerimise mõttes või kriisikommunikatsiooni mõttes, on just läinud seetõttu nii, et kriisi algust ei ole ära tuntud. See tähelepanek, et teha üks äpp, et ma loodan, et see mikrofon on hästi kõvasti. Seal kõrval on meil innovatsioonitelk. Et ma arvan, et see äppi mõte on üks asi, mis neil kohe kliki lööb, nad katkestavad enda arutelu. Aitäh, Hardi! Ja meie võimalus, ega nad ise ei tea, mida see tähendab. Meie võimalus ongi mõelda, mis asi see kriis on. Et jällegi, Jaan, korraks pöördun sinu poole. Sa olid kunagi olnud sellise Eesti kriisikeskuse juht ja siis, kui töötati välja kodanikukaitseseaduse asemel uut seadust, siis mõeldi välja selline sõna Eestis nagu kriisi reguleerimine. Ehk siis me reguleerime kriise igapäevaselt. Aga kas me ise teame, mida me reguleerime? Jah, ega ma olen nõus. Tegemist on tunnetusliku küsimusega ja ega kui nüüd vaadata maailma sellist suurt pilti, siis pikka aega ma võisin nii-öelda kuskil auditooriumis öelda, et ma ei tea ühtegi riiki, kus oleks nagu kriis õigusaktis ära defineeritud. Tänase peal tean, et hollandlased oma seadused on selle teinud. Aga ühest vastust ei ole ja ma olen ka ise selle üle pidanud mõtlema ja ma mäletan minu üks selline esimesed tööaastad nagu koostöös NATO-ga, siis kunagi päris sellise lõbusa seiga, aastast 99, et NATO väga tõsiselt mehed, naised ja kriisireguleerimise käsiraamat. 99 oli vist esimene trükk ja 2003 tuli teine. Ja seal käsiraamatus on kirjas, et kriisi kohta, et ükskõik millist definitsiooni me ka ei eelistaks, et oluline nõustada, et kriis on nagu ilu. Mis ühe silmis on kriis, teise silmis ei pruugi olla. Ja seetõttu jah, tihtipeale ta jääbki alles, see määratluse peale takkajärgi peale ühte või teist sündmust, kus praktikud, teoreetikud tulevad kokku, annavad selle hinnangu. Aga üldiselt ka siin Eestis me oleme üritanud ka sellist üldist definitsiooni ikkagi aegade jooksul kasutada ja abiks on olnud siin Laiani ülikooli professor, hilisem Hollandi välisminister Urel Rosenthal, kes on ka kunagi ütelnud, et kriis on selline tõsine oht ühiskonna põhistruktuuridele, olulistele väärtustele ja normidele. Ja kus siis sellises ajakriitilises olukorras, tihti väga ebamäärases olukorras tuleb langetada väga kriitilisi otsuseid. Ja see on selline üsna ümmargune definitsioon ja täna siia tulles kuulates ka raadiost, et üldiselt ma arvan ka, et mis need põhiväärtused meie jaoks on, mida see kriis võib ohustada, et võiks nagu olla ühel meelel, aga hommikul just raadios kuulates ka, et tänasel päeval Euroopas on see väärtuste kriis, kas me siis ikkagi teame täna, et mis need väärtused on, et mis siis ohus on. Aga tõepoolest, ega üldiselt
ma arvan ka täpsema definitsioonini jõuame siin Eestis ka kunagi. ma soovisin siia lisada ja Jaan ja sina, Margoga, võib-olla oskate mind parandada, kui ma eksin. Aga kriis on ju tegelikult ta kas lõpeb näiteks inimese surmaga või tulekahju kustutamisega, no toome selliseid hästi karme näiteid, või ta kulmineerub ja kui ta kulmineerub, siis tihtipeale võib ta kulmineeruda ühe ametkonna piiridest teise ametkonna piiridesse juba ehk väljuda ühe ametkonna vastutusalast, minna teise ametkonna vastutusalasse. Ja seadusandja ise ütleb siin, et tegelikult ei ole meil see seadustega korralikult reguleeritud, et kui nüüd hakkab minema teise vastutusalasse, siis mis saab ikkagi? Et te olete mõlemad nende kriisiseadustega ja siin on erinevad ju, no Kaitsevägi, eks ole, siin on Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, meditsiin, kõik sellised asjad. Ja on ka tegelikult riigis tehtud paaril viimasel aastal ka õppusi, kus on ka näha olnud, et kui ühest vastutusalast läheb teise, tekivad meil suured vajakajäämised. Et ma arvan, oskate äkki siin kõik kaasa kommenteerida. Ma võib-olla jagaks selle teema taustal 2 mõtet, et kõigepealt see, et see kriisi äratundmise äpp, et tegelikult see on ju olemas. Et selle äpi esindajad istuvad mul paremal käel 2 ja vasakul 1, ehk siis on see nii-öelda avalikkus või meedia. Et see on üks kindel parameeter ja noh, äpiks, et kas ta on nüüd mingisugune ajakirja või ajalehe võrguversioon või suhtlusportaal, Facebook või Twitter, et see on üks väga oluline äratundmise selline märk ja teine on see, mida me nimetame lihtsalt tagumikutunnetuseks. See tähendab kogenud kriisireguleerijate olemasolu, kes tunnevad olukorda nii palju läbi oma kogemuse, et nad oskavad öelda, milliseks olukord võib eskaleeruda. Et see on natukene selline tehniline tegevus, aga mis siis, kui kriis ei olegi? Et inimese vaatenurgast meie 3. partner, kes siin vastas istub, neid on kõige rohkem. Et mis teil sellest on? Kas on kriis või ei ole? Kui teil on midagi juhtunud, siis see on ikkagi teie personaalne probleem, et kriis iseenesest on ametkondade või selline riigi mõiste või mehhanism. Et tegelikult inimese jaoks ei ole vahet. Võib-olla kasutades seda väga hästi ära ekspluateeritud varianti, et eestlane on selline, talle meeldib, kui teisel läheb halvasti, et see võib olla ainukene selline ühine joon, et ma ei ole üksinda selles hädas, aga tegelikult elanikkonna vaatenurgast kriisid terminina on vähe tähtsad, pigem on selle sisu on nagu oluline. Et mina sellepärast ei tahakski väga palju ekspluateerida seda sõna kriis ja keskenduda selle äratundmisele. Inimese vaatenurgast ei ole kriisi olemas või siis tal on kogu aeg kriis, kui midagi juhtub. Et ma olen läbi praktika selle läbi elanud, et kui Pärnus on üleujutus või mingisugune Tallinnas või kuskil mujal mingi suurem õnnetus, siis ikka inimeste probleemid on ikka täpselt samad, et olenemata sellest, kui suur see sündmus ise on. Et see mõte aitab natukene elanikkonna kaitset ka paremini korraldada, et loobuda sellest kriisi defineerimisest. No, nagu siin öeldud on, et ega sellest midagi välja ei tule ja enamasti seda ka ei tehta. Aga see, mis toimub inimesega, see on kõige olulisem. Ja see on kriis juba ka kõige väiksematest sündmustest alates. Aga ametkondlikult on meil hea võimalus läbi kriiside defineerida teatud ressursse, mida me kasutame nende kriiside lahendamiseks. Muide, kriisi kõige lahendamise kõige olulisem instrument või vahend on sõna. Ja see on tänases ühiskonnas just eriti oluline. Vanasti oli selleks mingit tööriist, täna on selleks sõna ja kriisireguleerimise kõige olulisem instrument on see sama asi, mis mul siin käes on, ei midagi muud. Et see ei ole päästja ega ei ole politseinik ega ei ole mingisugune tehniline vahend, vaid selleks on kommunikatsioon ja selleks on just nimelt meedia ja need kõik teised partnerid, kes elanikkonnale otseselt mõjuvad. Ei, ma vist vahepeal korraks kokkuvõttes, et Jaan tõi õige asi välja, et see, et mingi asi on kriis, see tuleb välja justkui tagant järgi. Ja loeme seda ajalehest. Või mitte enam nagu selles mõttes ajalehest ainult, aga meediast. Ja ta on seotud ikkagi inimestega. Ta on inimeste probleemidest. Lihtsalt lisaks ühe olulise aspekti, muidugi meedias tuleb väga palju seda, et kas on meil kriis või ei ole, aga üks asi, mida mina olen pannud tähele erinevatel esinemistel, esituste tegemisel, inimestega suheldes, kas on tasakaalus inimeste, ühiskonna ootus nii-öelda võimekusele reageerida. Samuti on see kooskõlas selle valu läbiga
on ta kooskõlas selle asutuste võimekusega reageerida, kiirus, mastaabid. Näiteks 3 päeva on elekter ära. Kas see on see okei, on see normaalne? Kas asutused, reageerijad asutused saavad midagi kiiremini teha, et see elekter tuleks tagasi näiteks päeva pärast? Või näiteks massiliste korratuste puhul, mis meil on siin, kui meil endal oli 2007 mujal maailmas. Kas on normaalne, et on linnaosas, kus politseid mingil ajahetkel ei ole, kus meil on kuskil teised linnaosas palju tõsisemad asjad teha ja samal ajal inimene ootab, et ka tema kodu, tema pood on hädas ja ta ootaks riigilt kiiret reageerimist, aga seda kiiret reageerimist ei ole. Ja siis on tema jaoks tegemist kriisiga, et nad ei ole omavahel nii-öelda sünkroonis. Ma tahaksin natuke teisele Priidule vastu vaielda, et tegelikult inimeste jaoks on ka oluline, kas tegemist on kriisiga või see on lihtsalt tema personaalne õnnetus. Et näiteks üleujutuste puhul, et kui on teada, et see õnnetus puudutab paljusid inimesi, siis on võimalik ka kriisikommunikatsiooni abil pöörduda inimeste poole, et palun vaadake, kas teie naaber on kodus, kas naabritädi on telefoni, kas tal on telefon olemas, kas ta on kuulnud juhiseid, et kuidas ta sellest üleujutuskohast ära saab või kas või selles mõttes, et inimesed loomulikult ootavad, et reageerivad ametkonnad tuleksid mind aitama. Aga kui tegemist on kriisiga, siis ma saan ka aru, et reageerivatel ametkondadel on väga palju tööd ja see ootus, kui kiiresti reageeritakse, et seda siis korrigeeritakse vastavalt sellele, kui ma tean, et see kõik puudutab veel väga paljusid inimesi. Nii et tegelikult ikkagi inimeste jaoks ka on oluline teadvustada, kas see on kriis või ei ole. Võib-olla jah, see on jällegi oluline tähelepanek, et kui avalikult välja öeldakse, et nüüd on kriis, siis inimeste ootused võib-olla selle võrra selle kiirele abile on natuke tasakaalus selle tegelikult oluline. Priit ilmselt ei mõtelnud seda, ma olen ka selles mõttes Priiduga nõus, et oluline on ikkagi inimese jaoks see, et mismoodi selle sündmusele reageeritakse, mitte see, kuidas me seda nimetame. Et me oleme juba nüüd aastakümnete jooksul leppinud kokku, et tõesti see erakorraline, selles mõttes tavasündmusest suurem olukord, me oleme kutsunud selle hädaolukorraks ja tõesti, kas ta on siis kriis või mitte, et kas see rikutatakse küll sinna enne või pärast, et see ei tohiks mõjutada riigi reageerimist, mitte ainult riigi, vaid ka erasektori. Ja kindlasti selles mõttes on teatud tunnused, mis sellele viitavad tõepoolest suurem õnnetus, suurem mure, suurem ohvrite arv, kindlasti kommunikatsiooni osas suuremad ootused, partnerite osas rohkem kaasatud asutusi, suurem avaliku erasektori koostöö, kõik tasandid alates siis rohujuure tasandist, regiooni või riigi tasandini, erinevad partnerid tõesti seal vastutusalades, kattuvused, hallid tsoonid, probleemid ja kõik, mis sellega kaasas käivad, on sellised suured sündmused. Aga see, kuidas me seda nimetame, see ei tohiks nagu mõjutada meie reageerimist. Me peaksime ikkagi reageerima adekvaatselt. Mäletate, 2007 oli meil üks ikka päris suur kriis, mida oli tegelikult ju teada, et meil ilmselt tuleb nagu see aprilli lõpus ikkagi suur nagu pahandus võib tulla ja seal oli võimalik nagu kõike reguleerida ja ennetada ja teha. Lõpuks vähemalt algfaasis ei tulnud seal mitte midagi välja ja lõpuks õnneks me nagu manageerisime selle suhteliselt nagu hästi ära ja ütleme Eesti riik, aga nii-öelda nagu mäletate, seal oli ka selline surrealistlik olukord, kus riigitelevisioonis AK uudistes rääkis siseminister, ütles, et olukord on kontrolli ja kõik on nagu üldiselt hästi ja üldiselt ei ole üldse mitte midagi ja samal ajal vist paralleelselt jooksis Kanal 2-s enam-vähem otse ülekanne ja näidati nagu reaalset pilti, mis nagu linnas toimub, et see on ka nagu selline osa nagu ütleme reaalsest kommunikatsioonist, mis inimesed seda tegelikult ei ole hästi, et tegelikult see, mis seal nagu toimub, on ikkagi suur pahandus ja hiljem siis muidugi ilmselt siis ka pidi nagu valitselt ka välja ütlema, et jah, meil on tõesti pahasti. Ja kes veel Vene televisiooni ülekandeid vaatas sel ajal ja neid asju, mida seal näidati, et see nägi veel hullemini asju? Nõustun Riistoga 100% ja siin me vist jõuamegi selle teemani, et kui on kriisid või kriisikesed, eks ole, mõne inimese jaoks on kriisike maailma kõige suurem kriis, aga kui on sellised suured olulised asjad, siis kõige tähtsam on
absoluutselt avatud ja aus kommunikatsioon asjaomaste ametkondade poolt. Sellepärast, et me ei ela enam selles maailmas, kus leht ilmus järgmisel päeval ja uudistesaade võib-olla tuli ka selline pikem kokkuvõte järgmisel päeval. Me elame maailmas, kus 1, 2 või 3 minuti pärast on üleval midagi Facebookis, Twitteris ja tihtipeale võib see seal Facebookis või Twitteris üleval olev asi olla tegelikult absoluutselt vale. Ehk siis hästi oluline on avatud ja aus kommunikatsioon ja selleks peab aega leidma, midagi ei ole teha. Meie ametkonna, mina olen siiamaani küll, kui ma olen mingisuguseid erinevaid asju nüüd lahendama pidanud, ma olen väga rahul. Nii politsei ja piirivalveametiga kui ka päästeametiga, et ei ole probleeme. Aga mäletate, kui meil hiljuti oli see seakatk ja ma ise selle teemaga toona ei tegelenud, aga lihtsalt kolleege kõrvalt vaadates, kui see oli suhteliselt hädas, kuivõrd algul Veterinaar- ja Toiduamet surus seda teemat üsnagi nõrgaks, et ei ole probleemi, aga probleem oli juba tegelikult hirmus suur. Sead surid metsades, sead surid farmides. Ehk siis ausus eelkõige. Küsin korraks publiku hulgast, et te olete nüüd kahte vaadet, mis läheb siiamaani veel väga hästi kokku, kuulanud, et millised on need teemad ja kuidas kriisi käsitleda. Millised on teie arvates kõige ägedamad kriisid, mis Eestis on? Ma ei mõtle mitte nende positiivses mõttes, aga need, mille kohta võiks öelda, et kui kriisidest rääkida, Estonia käis juba läbi, aprillirahutused käisid juba läbi, et mis on nii-öelda Eesti mõistes kriisid. Aga mis on veel sellised asjad, mida peaks tingimata ära mainima, siis kui me ütleme, et kas Eesti on kriis või ei ole? Viljandi kooli tulistamine, ja tegelikult see on see kõige ohtlikum, eks ju, et see, mida me maailmas näeme, et kuidas ka terroristid, eks ju, kasutavad seda meetodit, et üksikindiviidid ilma struktuurita, eks ju, ründavad kohtades, kus inimesed eeldavad, et on turvaline. Okei, aga tahapoole edasi, aga jätame selle Viljandi kooli tulistamise kõrva taha ja mõtleme seda. Ma just tahtsin öelda selle Viljandi kooli tulistamise kohta. Viljandis ei toimunud kooli tulistamist ja see on pressi poolt täiesti valesti nagu esitletud. Kooli tulistamine tähendab seda, et keegi võtab relva ja laseb sihitult suvalisi inimesi. See oli tahtlik tapmine ehk mõrv. Inimene võttis relva ja läks konkreetselt maha laskma oma õpetajad ja see ongi, ütleme, et mis kohati häirib, nagu ütleme, et meedia poolt, siis valesti tõlgendamine ja läbi selle tekitades inimestes paanikat, läbi mille tulevad sellised sürrealistlikud Euroopa Liidu relvaregulatsioonid ja nii edasi. Sinna teemasse me jõuame täna kell 3, et relvastatud siis ühiskond, et kas julgeolek või siis julgeolek. Reklaami me täna ei tee. Aga võtame kohe teema edasi. Aga see on niimoodi, et kuidas seda sõnastada, see ei olnud kooli. Ma küsin kohe, ma sõnastan küsimuse korraks veel. Kas see, et meil tekivad teatud nii-öelda moekriisid, et kui kuskil maailmas midagi väga tõsist toimub ja me leiame, et endal ka midagi, siis sellega on natuke seostatud. Kas me kasutame selle ära, et meedias saada teemat rohkem pildile ja öelda, et meil on ka oma? Jah, ma selles mõttes olen siin eelkõnelejaga ma ühtin eelkõnelejaga, nagu öeldakse, et väga häiris, kuidas selle Viljandi keskil oli, et see on kooli tulistamine. Mina olen käinud, ütleme, osanud ajakirjanikuna Soomes nendes juhtumites ja need olid kooli tulistamised. See oli nagu tulistamine koolis. Kas see oli siis nii-öelda ajalehe keeletoimetaja probleem, et ta pani koolis tulistamise asemel kirjutas kokku kooli tulistamise? Ma arvan, et võib-olla ta kuhugi sinna otsa nagu võib minna, et selles mõttes me oleme siin Kärdiga nagu natuke nagu ütleme siis võtame selle nagu selle hoobi sisse, et see nagu meedia käsitles seda võib-olla mitte nagu kõige õigemini, ehkki ma ütlen, me ju saime aru, et see ei ole kooli tulistamine, aga inimesed räägivad, et see oli, et meil oli vaja enda asja. Jah, et see oli ka, et nüüd on meil ka, see on meil kohal, tegelikult seda ei olnud. Veel näiteid? Padaorg oli hästi hea näide. Kas Padaorg on meie oma kriis? Meil oli 600 inimest, kes olid seal tee peal. Mõnda aega
hiljem või varem, natuke hiljem, Ungaris oli see, mida saab päris kriisiks nimetada, kus oli 10 000 inimest oli maanteede peal, mitte ühe maantee peal, vaid maanteedel kinni. Ja lihtsalt sel ajal, kui Eestis räägiti 600-st ja see oli 10 000, mis selle kriisi nii-öelda see kriisiks tegi? Padaorust väga palju rääkima ei hakkaks, see oli niisugune iseenesest nagu mehhanismilt hästi lihtne aga see on küll väga tähelepanuväärne, et kui me hakkame ütlema, et meid on vähe ja meie nagu õnnetused ei ole kriisid, kusagil mujal on neid asju palju, siis see faktiliselt on õige, aga see kindlasti pisendab meid inimestena ja riigina. Aga mul on üks selline kogemus jagada, mis siin aastad tagasi, kui Haapsalus põles lastekodu ja seal oli 10 hukkunut, ehk siis tegelikult just üleeile lugesin, kuskil Hiinas sai autoõnnetuses 21 inimest surma, et tegelikult jälle niisugune väike nagu sündmus tegelikult. Tavaline tulekahju, nagu meil neid toimub aastas 10-20, aga tagajärg tänu hukkunutele meie mõttes ikkagi katastroofiline või kriisi tunnustega, aga maailma meedias läks see igale poole laiali, ehk siis tähendab, tegelikult ei ole asi mõõdetav alati selle järgi, kui palju põleb metsa või kui palju saab inimesi surma tükiliselt, koguseliselt, et siin on hoopis muud parameetrid. Aga ma võib-olla, mulle üks asi kripeldama ennem, kui saime siin kiita Kärdi käest oma kommunikatsiooni tegemise pärast kriiside korral, siis ma tahaks päris ausalt öelda, et me oleme seda saanud pidevalt ja me teeme head tööd kommunikatsioonis ja meediaga suhtleme hästi, aga seda ei ole mõtet üle tähtsustada. Et kriisi reguleerimise põhimõte on see, et meedia on partner ja kui sa ei hoolitse meedia eest kui partneri eest, siis ei ole võimalik sul reaalses olukorras hästi reageerida. See ei ole mitte see, et me oleme head, vaid see on meie vajadus, see on loomulik. See on nagu tuletõrjatel on tuletõrjeauto. Täpselt sama loomulik. Ilma tuletõrjeautot on tuletõrjed olemas, aga kohale nad ei jõua. Kui on tavaline päästesündmus, siis meedia ja ülejäänud elanikkond on kõrvaltvaatajad. Siis ei ole kriisi. Ja võib-olla üks kriisi selline äratundmise rõõm on see, kui meedia muutub partneriks ja kõik ülejäänud inimesed osaliseks. Et see on oluline. Ja sellepärast muidugi rõõm on öelda ja saada kiitusi sellistelt lugupeetud inimestelt ja arvamusliidritelt ja meedia kurudelt, aga tegelikult see on vajadus, see on asjade loomulik käik. Ja see, kes selle peale täna ei ole tulnud, et meedia on partner, siis see on läbi kukkunud. Ja kui siin tulevad ametkondadest näited, siis igasugused veterinaar- ja toiduameti igasugused sellised actionid, mis on seotud kas või sigade korjuste põletamisega, see on lihtsalt selline, ütleme, konkreetne ja tehniline läbikukkumine ehk ei hinnatud neid partnerite ringi õigesti. Inimesed tahavad teada, meedia annab inimestele selle informatsiooni, see teeb meedia partneriks ja oma partneritega me ju tegeleme. Ma ei saa öelda, et politseiga head suhted on mingisugune minu enda mingisugusest heast lobitööst või kellegi teise heast tahtest tingitud, see on lihtsalt praktiline vajadus ja meedia kuulub sellesse ringi ja see on ka muide üks kriisi äratundmise koht, kus kõik muutuvad partneriteks või osalisteks. Aga nüüd läks see Padaoru teema tuli vahele, et see läks siin juba ära, Priit räägib edasi. Aga kas ma saan õigesti aru, et ka isegi kui nii-öelda päris kriisi ei ole, aga kui seda ära ei suudeta kommunikeerida, siis see on juba ise. Ma korraks võtan sulle veel sõnajärje eest ära. Jah, see on igal juhul niimoodi ja tegelikult kui meedia ütleb, et on kriis, siis ongi kriis. Ei ole mõtet meil hakata ametkondlikult selgitama, et me oleme eksperdid ja mina ütlen päästjate juhina, et meil ei ole kriisi. Kui meedia ütleb, et on kriis, kui inimesed ütlevad, et on kriis, siis nii see ongi. Ja kui me ei hakka selle vastu võitlema või vastupidist tõendama, siis me hoiame väga palju aega, ressurssi kokku, tulemus on ikka sama. Ja see ei ole mingis mõttes kiitus ega meedia võimule ülistus, vaid see lihtsalt nii on. 4. võim, mina ei tea, võib-olla 3. juba täna, aga nii see on ja me peame sellest, nii nagu me peame inimeste vajadustele lahendusi leidma, kriisid ju tegelikult ajas muutuvad. Täna me tegeleme teiste asjadega, mis 10 aastat tagasi. Et nii ka me peame arvestama oma kõige sellise laiemat mõju omava partneriga, et see on paratamatus ja mul on üks hea lugu ka, et mitte väga üldine olla, et üks hea kriis paar aastat tagasi hakkas maanduma Tallinna lennuväljal Estonian Airi lennuk, millel oli üks rehv oli tühi.
ja me tegime oma reageerimise lennuväljal täitsa tavaline, no mis ta ikka nagu, noh, mis seal ikka juhtub, et eksperdid ütlesid kohe, et see ei ole ohtlik olukord. Ja siis tuli meie jaoks tavaline reageerimine, kuulutasime oma astme välja, ei olnud mingisugust erilist muret selle asja pärast. Ei olnud vaja laibakotte välja otsida, sest et tühja rehviga lennuk maandub täpselt samamoodi nagu täisrehviga, et noh, saab ikka midagi valesti minna nagu alati maandumisel. Ja siis tuli pauk Delfist ja see ütles, et kõik inimesed lennuki pardal on ohus. Ja see omakorda tõstis üles nende inimeste omaksed, keda on ju oluliselt rohkem, kui lennukis on 30 inimest, siis nende sootsium on kuskil 3000 inimest, pluss kõik meedia, ja võt siis hakkas kriis. Kuigi tegelikult kõik läks ka nii, lennuk tuli alla nagu mütsti, mitte midagi juhtunud, rõõmsad inimesed lehvitasid tuletõrjatele, aga ühiskonnas oli toimunud, läbi elatud korralik selline nii-öelda kriis. Ja sina said sellest teada tagantjärgi, et oli kriis? Ei, mina sain sellest teada õigel ajal, aga mis oli väga huvitav, väike vahemärkus, mina sain meediast teada selle lennuki täpsed andmed, hiljem selgus, et nii oligi. Selleks hetkeks, kui meil ei olnud veel infot, reageerimine oli juba peaaegu valmis pandud, aga me ei teadnud, palju pardal inimesi on, siis ma lugesin meediast, kui palju seal inimesi on, mis on selle lennuki täpsed marsruudid, kui palju on raskusi pardal, kõik see info tuli meediast. Minu lugupidamine meediumi kui organisatsiooni või kui nähtuse vastu jälle natukene tõusis ja ma pean tunnistama, et ma ikkagi aeg-ajalt kasutan meediat oma infoallikana, nii nagu nemad kasutavad mind oma infoallikana. Nii et see on vastastikune suhe, kahesuunaline tee ja jälle selline mõnes mõttes partnerlus. Aga Vada Org? Jätkame siis Kerstiga, et siin on saalis hästi palju teilist, on hästi palju kriisikommunikatsiooni eksperte ja enne kui ma Padarust räägin, siis oli see on nagu kuldne reegel, et oskamatu kriisikommunikatsioon nullib ära reageeriva ametkonna väga hea kriisijuhtimise. See on selline kuldne reegel ja seda me tegelikult kogu aeg toonitame. Aga ennem nimega Priit jäi neile toppama selle Padaru juures, kui sa küsisid, et kas Padaruga oli kriis, siis nagu üks sellise kriisi nagu äratundmise kohti on see, et kas me kasutame selliseid ebatraditsioonilisi ressursse kriisi lahendamisel. Padarus me kasutasime. Kaitsevägi oli väga suurte ressurssidega väljas, sest Päästeametil ja politseil oli keeruline sellises väga rasketes loodustingimustes hakkama saada, inimesi päästa. See on selge märk, et see on kriis, et me kasutame ebatraditsioonilisi jõudusi, kes tegelikult ei ole ellu kutsutud selleks, et selliseid olukordi lahendada. Ja samamoodi võtame selle loode Eesti rannikureostuse 2006, me väga palju kasutasime vabatahtlikke. Jälle selline jõud, kes igapäevaselt välja ei tule ja neid näiteid on veel, kus me kasutame ebatraditsioonilisi jõud ja see on üks märk, et meil on tegemist kriisiga. Aitäh. Padarust 2 sõna. Ma arvan, et selle Padaru kriisikommunikatsioon kukkus sellesse auku, et ei olnud riigi poolt sellist, et seesama organisatsioon, kes reageeris, kes läks inimesi välja aitama, nad tegelikult ei hakanud kommunikatsiooni korraldama, ehk siis Kaitsevägi ei hakanud korraldama kriisikommunikatsiooni, inimestele juhiseid andma ja ei olnud ka reageerijate poolt, siis politsei ega ka Päästeameti poolt seda, kes oleks kriisikommunikatsiooni kohustuse enda peale võtnud, kuigi reageerisid teised. Aga mis ma kriisikommunikatsiooni poole pealt tahaks öelda, mul hea pikaajaline kolleeg ja kaasvõitleja Ilona istub siin ka, kellega me oleme umbes 10 aastat Tartu Ülikoolis ka kriisikommunikatsiooni õpetanud. Et Eesti avaliku sektori kriisikommunikatsiooni võimekuse tase on väga erinev. Päästeameti ja politsei kriisikommunikatsiooni tase on väga hea, väga tugev ja miks see on nii? See on sellepärast, et neid tabavad kriisid iga päev, et iga päev võib midagi juhtuda, inimesed lähevad hommikul juba tööle selle teadmisega, et täna võib midagi juhtuda ja kui nad lähevad ka õhtul koju, siis on ka täitsa ootuspärane töö seal midagi juhtub. Et see on igapäevane elu osa. Aga teised ametkonnad, kes elavad sellist normaalset ametniku elu, kelle tavaliselt midagi ei juhtu, et kelle ma ei tea, kõige suurem kriis võib olla see, kui meedia tunneb huvi, ma ei tea, ministri või ametkonna juhi autovahetuse vastu.
siis kui toimub kriis, mis satub nende ametkondade vastutusalasse, siis nemad on tegelikult abitud, sest et neil ei ole seda igapäevast trenni ja tippvormi kriisiga toimetulekul. Et ma absoluutselt ei muretse selle pärast, kui toimub mõni selline sündmus, mis on politsei või päästjate vastutusalas kriisikommunikatsiooni mõttes. Aga näiteks kas või seesama seakatk või siis, kui on meil mingisugused tervisega seotud küsimused, et me teame, et on maailmas midagi ebola-laadset toimumas. Et ma ei taha nagu mõeldagi nende ametkondade kriisikommunikatsiooni võimekusele ja see on, ma arvan, midagi, mille peale peaks mõtlema Riigikantselei esindaja, kes esireas mõtlikult istub. Selle Padaruga on muidugi veel see, minu meelest on ikkagi lõbus lugu, et nii-öelda lõbus lugu, et kuidas ju see kogu asi juhtus seal ju tegelikult Maanteeameti saamatuse tõttu, on ju. Ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis toonane minister Pomerants, siseminister, kes oli vist juhuslikult sel päeval, ta on vist Rakvere mees, on ju, aga oli seal mingi politseimaja avamas ja siis hakkas kohe nagu äri all nagu sarvis kinni ja kõik need kriitilised küsimused. Lõpuks Pomerants maades kogu selle jamaga, mis seal nagu oli tehtud aga ma arvan, et ma olen kuulnud vähemalt niimoodi, et kunagi 70 aastatel oli Padaorus samasugune asi olnud ja siis toonane Nõukogude armee lahendas seal ikkagi väga resoluutselt lükates need kinni olnud autod lihtsalt nagu kraavi. Et kui päästame selle kriisi oleks nüüd niimoodi lahendanud, siis oleks see olnud vägev. Ma annan kohe küsimuse edasi Jaanile, aga ma seon ära need teemad, mis vahepeal üles on tulnud, et Jaan, enne ise ütlesid sellist asja, et kas avalikkus peab üks aru saama, et kas on kriis, et me peame ütlema selliselt, et on kriis. Siis selle Padaoru näitel üks kriitika, mis tuli, oligi see, et kuulge, on kriis või ei ole ja miks kriisikomisjoni kokku ei kutsuta. Toonane siseminister pidi korduvalt rääkima, et miks kriisikomisjoni kokku ei kutsuta. Ehk siis sama koht, et kas riigi esindajad reageerivad jõud peaksid ütlema avalikkusele välja, et jah, meil on kriis. Et Padaoru näitel. Ma arvan, et Padaoru üks probleem oli ka see, et kuna tegelikult see aru saadi, kuna see Kaitsevägi tegelikult lahendama tuldi. Siis, kui Mait Malti sellistas hommikul televisiooni saatesse, et ta istub lume sees. Aga Jaan. Tuli selle Padaoru juurde, et kui keegi auditooriumis ütleb, et tegemist oli kriisiga, siis ma ei vaidle sellele vastu, aga minu nimekirja ta ei kuule muidugi. Et ma veidigi vaidleks Priidule siin vastu, et tõepoolest meil võib olla see selline erakorraline, et nii arv me lihtsalt kaasame Kaitseväge, aga ma mäletan, et ma paarkümmend aastat tagasi Hollandi seadust lugedes, seal oli see, et ükskõik mis erakorraline sündmus, juhtival ametkonnal on alati õigus pöörduda lähemal seisva väeüksuse komandöri poole ja paluda abi. Tegelikult see peaks olema ühiskonnas norm. Meil seda vajadust on vähe. Tulles nüüd selle kommunikatsiooni juurde, hea oli, Priit ütles selle minu mõtte ära ja mis on tegelikult ka professor Rosentali selline üks kuuline sõnastus, et tõesti, et kui meedia mingi erakorraline sündmuse nii-öelda sõnastab kriisina ja ka avalikkuse, eriti veel rahvusvahelise avalikkuse sellele lainele viib, et siis me ei pea seda võtma kui kriisi, vaid me peame sellele reageerima kui kriisile. Kõigi jaburam teist hakkad seletama selle, et meie ekspert ütles, et see ei ole kriis. Ja tulles nüüd selle juurde, et kas vahest ja kui oluline on tegelikult kogu ühiskonna jaoks see, et nii-öelda see ära markeerida, et jah, see on tõesti. Me võime selle võtmesõnas kokku leppida, kas on hädaolukord või kriis. See on vahest väga oluline on just välja öelda see, jah, et tegemist on hädaolukorra ja kriisiga ja me reageerime sellele kui hädaolukorrale ja kriisile. Kindlasti saavad aru, et midagi erakorralist on juhtunud ja vahest on see oluline signaal ka väljapoole ja kogu maa saab, kuulge Eestis öeldakse, et seal on kriis või hädaolukord, et mis seal toimub, et kas meil on abi vaja. Ja sellega päris tõsisse ämbrisse, et selline ratsionaalne mõtlemine, ma toon näite Kurksest, et peale Kurkse õnnetust, ma arvan, riik tegi mis suhtes. Ja ma arvan, üldse tehti hästi, välja arvatud kommunikatsiooni sise- ja kaitseministeeriumi vahel seal.
aga üks, mis jäeti tegemata, ütleme selles suhtes, anti objektiivne hinnang, kaasati kõik päästejõud nii maa pealt, õhust, Soomest, kopter, kaamerad ja tõesti, keda päästa andis, need päästeti. Ja koha peal olid ka mitmed valitsuse kriisikomisjoni liikmed, Päästeameti juht, siseministeeriumi asekantsler, politsei esindaja ja mehed said aru, et jah, me oleme kõik teinud ja kriisikomisjoni ei ole nagu mõtet kokku kutsuda. Mis oli järgmise päeva meediasõnum? Järgmise uudis oli see, kui palju Eesti kaitseväelasi peab hukkuma, et Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon kokku tuleb. Et tegelikult tol hetkel oleks väga oluline tõesti välja öelda see, et tegemist on kriisiga ja kriisikomisjon peab ka kokku tulema. Kas see tulebki kokku selleks, et veenduda, kuulab juhtiva ametkonna, kaasatavad ära, et kõik, mis on võimalik, see on tehtud ja see sõnum öeldaksegi välja. Ja selles suhtes vahest on väga oluline ikkagi ära sõnastada see, et meil on hädaolukord ja meil on kriis. Ja meil tulebki kriisikomisjon kokku. Muidugi, mis sellele järgnes kui ülereageerimis. Peale seda tuli, kes mäletab Kosti või relvaröövi. Siis kriisikomisjon oli kokku, ei tahtnud enam laiali minna, hakkas uurimist segama. Enne kui ma siia uuesti sõna annan, küsin, et milline on tavainimese, on kõik tavainimese mütsid pähe, kes ka ei ole, et milline on tavainimese ootus, et kas see, et riigi poolt keegi reageerivatest asutustest ütleb välja selle, et jah, meil on kriis praegu, et tuleb kokku kriisikomisjon, siis et ta mitte midagi ei tee või teeb. All roheline tuli peab tulema. Nii nüüd tuleb. Et loomulikult on see oluline, see tähendab, et riik võtab vastutuse, ametkond võtab vastutuse, inimese jaoks on oluline teada, et keegi sellega tegeleb, et keegi on nii-öelda selle lahendamise eest vastutav. Kui seda välja ei öelda, siis tal puudub ka tegelikult see kindlustunne. Anna mikrofonis ette. Ma võib-olla viskaks ühe uue mõtte platsile ja võtaks üldse selle meedia nagu sealt kuidas öelda, valemist välja. Ütleme, et kommunikatsioon ei tööta. Mis saab tavainimese jaoks? Mis saab tavainimese? Kuulge, vabandust, ma ikkagi tuleks tagasi selle juurde, et kriisikomisjoni kokkukutsumise olulisus. Sa võtsid mul sõnad suust, täpselt nii ongi, et inimesed tahavad näha, et kui midagi erakorralist toimub, siis inimesed soovivad näha, et sellele reageeritakse. Erakorraliselt, et teistmoodi kui tavaliselt. Aga mõnikord ei saagi päriselt midagi teha. Näiteks 2005, kui oli jaanuaritorm ja oli Pärnus veetõus, siis mina töötasin valitsuse kriisireguleerimismeeskonna meediagrupis. Ja siis oli samamoodi, et tegelikult oodati, et valitsuse kriisireguleerimismeeskond on koos. No mida meil seal teha oli? Me põhiliselt küsisime endist ilmateadet ja ma ei tea, veetõusu prognoosi. Ja regulaarselt kirjutasime ja saatsime pressiteateid ja andsime intervjuusid, ega meil seal midagi teha päriselt ei olnud. Sellepärast, et kui vesi tõuseb, no ega seal kätt ette ei pane, hea küll, et keegi saab liivakotti tellida ja saab muidu vaimu valmis panna, et kui nüüd midagi päriselt juhtub, et noh, siis me teeme. Aga loomulikult inimesed ootavad, et riik midagi teeb selles olukorras. Ja kriisikomisjoni kokkukutsumine, see tegelikult on ju suhteliselt odav meede. Inimesed tulevad kokku, istuvad ja siiski mõtlevad, planeerivad tegevusi. Et loomulikult seda tuleb teha, kui on ootus, et riik reageeriks. Gert, aga anna see mikrofon teine. Mina tahtsin kiiresti omapoolse vastuse anda sulle, millele ma siin tegelikult päris alguses kohe ka viitasin. Kui kommunikatsioon ei tööta, kui on kriis ja kommunikatsioon ei töötavad, siis ongi täpselt see, et siis läheb minu jaoks asi veel suuremaks kriisiks, sellepärast et siis hakkavad sotsiaalmeedias, mis on tänapäeval üks kõige võimsam jõud, levima võimalikud valeinformatsioonid ja vaat see on kõige hullem. Jah, kahte pole vaja, aitäh. Et võiks juba 8 töötoaks jaguneda, et kui kommunikatsioon ei tööta ja mis siis saab, kui keegi ei võta vastutust. Aga mulle see mõte, mis Evelin ütles, väga meeldib, et kriisi väljakuulutamise taust saab ollagi ainult vastutuse võtmine. Et ma toon 2 sellist näidet, et kui Päästeamet
nii-öelda kuulutab välja kriisi, siis meie jaoks tähendab see maksimumressursside mobiliseerimist selleks, et reageerida kriisile, lisaks tavaolukorras tagada see turvalisus, milleks me oleme ellu kutsutud. Aga nüüd on üks huvitav näide näiteks Maanteeametist, kui talvel on väga suur lumesadu ja Maanteeamet kuulutab teehoolduse mõttes välja kriisi, siis nemad ütlevad seda, et inimesed, nüüd tee kasutamise võimalikkuse aeg pikeneb 2 tundi. Muidu te saate tunni aega jälle sõita, nüüd meie hooldus võtab aega 3 tundi. Ehk mõnes mõttes elanike jaoks, ma arvan, on see meie variant parem, ehk me pakume rohkem ressurssi. Või siis Päästeamet ütleb, et vaadake, meil on kriis ja nüüd tuletõrje teie juurde ei jõua nii ruttu, arvestage sellega. Ma ei tea, mis teile rohkem meeldib. Kas see, et me paneme rohkem ressurssi ja tagame tavapärase reageerimise läbi selle kriisi väljakuulutamise või me ütleme, et teate, meil on nüüd muud tegemist, muidu me jõuame teie juurde Tallinnas 8 minutiga, nüüd arvestage poole tunniga. Et mis siis inimestele tegelikult meeldiks? Ma arvan ka, et rohkem ressursse, et see on nagu selle paradigma 2 otsa. Aga kriisi kuulutamise mõte siduda vastutuse võtmisega, see on väga hea ja minul see ametkondliku vastutuse põhimõte, ütleme nii, et see meeldib mulle ja ma arvan, et ametkond on kohustatud teatud asjade lahendamisel ka vastutuse võtma. Ja siin ei saa segi ajada seda, et meie ei võta vastutust tulekahju süttimise pärast, küll me võtame vastutuse selle võimalikult parema kustutamise pärast ja kui vaja on, siis anname ka aru, miks pärast asjad ei toimunud nii, et see on, ma arvan, meie tegevus üks oluline osa. Võta ka siit sõna otsast kinni küsimus, et aga kui meediat ei ole. Oletame, et me oleme riigis, kus me ei pea seda meediat tingimata kasutama. Aga milleks reageerivatel asutustel on seda meediat tarvis? Oletame, et meedia ise seda 4. võimu välja mängima ei hakka, ei pressi. Millises olukorras ja mis eesmärkidel läheb üks reageeriv asutus ise meediasse oma kriisidest rääkima? Üks oluline eesmärk on see, et kui sa oled proaktiivne meedias, annad pilti, annad oma sõnumid, sellega saad tegelikult ennetada. Vist ei tööta? Saab aru, kas saab midagi öelda või ei ole? Tohi siia öelda? Üks kindlasti eesmärk reageerival asutusel meedia kasutamisel kriisi olukorras on see, et anda edasi oma sõnumit. Head inimesed, varjuge sellesse kohta, ärge tulge välja. Näiteks meil oli väga hea kogemus, oli see, kui meil toimus Barack Obama visiidi turvalisuse tagamine, siis me andsime edasi sõnumit. Sellel ajaperioodil, selles piirkonnas on väga palju erinevaid tegevusi. Palun hoidke sellest alast sellel ajal eemale. Tulem oli väga ohtsane, väga vähe oli liikumisi, väga vähe oli igasuguseid võimalikke intsidente. Läbi meedia me tegelikult saavutasime selle. Aga kui samal ajal Delfi on väljas ja kirjutab kommentaari, et aga kui sa juba väljas oled, siis saada pilt. Siin ongi see, et siin on, üks on hästi teine mis on kriisikommunikatsiooni jälle selline kuldne reegel, mida mõnikord jälle kõik asutused ei kasuta, on see ole proaktiivne. Meil on siin olnud kogemusi, näiteks teeme merepäästeõppusi, Tallink ja paljud teised ettevõtted, kellega me oleme koostööd teinud. Neil on väga hästi välja töötatud selline väga suur aktiivne, proaktiivne meede. Toota ise pilti, siin oli ennem juttu, meil on täna ju uus ajastu, on droonid. Droonidega tullakse, tehakse pilti, inimestel on mobiiltelefoni, see kõik liigub nii kiiresti. Ja kui sa nagu reageeriv asutusega ei suuda sealt kaasa minna, selle pildi tootmise, sõnumi tootmisega, siis sa tegelikult hävist ja jooksed sabas. Küsimus meediale. Kuidas teie tajute, kui reageerivad asutused saadavad ise sündmuste lahendamise ajal mingisuguseid sõnumeid, et kas tahetakse ainult inimesi aidata või on mõned kriisid sellised või sündmused, et näete, see on taga midagi muud? Organisatsiooni turundus, eelarve väljapressimisvõimalusi. Mina küll turundust näin. Me oleme mäletate 2007 seesama pronksiöö on ju, teisel päeval enamik meist, vähemalt mina sain kindlasti sõnumi selle, et palun ärge tulge tänavale ja püsige kodus. Et väga otsene lähenemine nii-öelda siis oma sellele sihtgrupile, väga mõjus. Teisel päeval Tallinna linn oli sisuliselt inimesed tühi. Olid ainult need, kes tahtsid midagi korraldada, et neid vahendeid on ja minu mõelest, ilmselt Kristo oskab siin parandada, kui ma eksin, on siiamaani see mingisugune
justkui nagu mingi seadus, mis kehtib vanast ajast, mis kohustab meediat avaldama mingeid olulisi nagu teatudega. Ma küll ei näe seda mehhanismi, mis justkui nagu, mille puhul meedia ütleb, aga seda me üles ei pane. Et noh, tänases uudiste, ütleme selles pidevas nii-öelda klikkide rallis ja võitluses ka, et ma arvan, kõik asjad lähevad selles mõttes kohe üles, et selle otsa me ilmselt kuskile ei takerda, jah. Minu meelest on see lihtsalt ülioluline inimeste teavitamise meede ja meie vastavad asutused suurepäraselt saavad sellest aru, et absurdne oleks, kui me ei paneks juurde tulevat lisainformatsiooni järjest ülesse, sest inimene, lugeja ootab informatsiooni, et kas asi laheneb, mis seisus praegu asjad on ja nii edasi ja nii edasi. Et see on ülimalt oluline ja ülimalt hea, seda tehakse. Ma tahtsin teha täienduse. See on täiesti selline nõuanne olemas nii ringhäälingu seaduses kui ka hädaolukorra seaduses. Et on teatud olukorrad, kui siis saab kriisikomisjoni juht pöörduda meedia poole ja paluda või siis õigupoolest anda muutmatu kujul avaldamiseks mingisugune tekst. Üldjuhul, kui on juba kusagil paugud ja liikumised, siis loomulikult meedia teeb kõiki neid asju. Olukorras, kus on vaja inimesi näiteks hoiatada, et kus on prognoos või kui on sündmus käinud juba väga pikka aega, meedia on sellest ära tüdinenud, on tulnud peale mingisuguseid muid asju. Et see on tegelikult see olukord, kus komisjon hindab, et kui me tavapäraselt saadame selle pressiteate välja, siis meedia ei hinda seda enam uudisväärtuslikuks. Sellepärast, et näiteks mul endal oli täpselt selle jaanuari tormi ajal selline olukord, kus oli sündmus nädalavahetusel, pühapäeva hommikul meediakanalid puhkasid ja ka BNS-i toimetaja arvas, et ta juba eelmisel päeval tegelikult pani selle uudise üles, et noh, seal enam midagi eriti palju uut ei ole. Tegelikult vesi tõusis päris kiiresti ja oli küll uut, aga see seadusepügal annab just sellistes olukordades siis komisjonile võimaluse meedia tähelepanu pöörata sellele hoiatava info andmisele olukorras, kus meedia ise ei oska seda analüüsida või hinnata nii oluliseks. Ja tõesti, seda on väga vähestel kordadel kasutatud, aga seda kunagi ei kasutata sellistes olukordades, et me lihtsalt anname teada, et meil läheb sündmuse lahendamine sellisel viisil. Et see on ikka selline tõesti äärmuslik meede. Ma näiteks toon võib-olla selle, et kui toimub mingi metsatulekahju, mis 2 nädalat järjest käib või 3 nädalat ja tuleb pidevalt pressi teada selle kohta, et nüüd tuleb nii palju ja palju info liigub, et kas see on asi, mida meedia viitsib vastu võtta? Ei, kindlasti viitsib, aga ma natuke nagu kiusan ka, et ma olen alles paar korda avaldanud sellised mõtted, aga mis siis, kui me ei avalda, mis nüüd vahetame ongi neid? See on täpselt sama selline omamoodi veider mõte kui see, et mis siis, kui meediat ei ole olemas, et kommunikatsiooni ei saa teha. Ma ei oska niipidi mõelda. Me oleme minevikus, mäletan, ma kunagi olin ametis pressiesindajana ja siis oli meeleheitlik soov leida meedias väljundeid, ehk siis tuli kogu aeg sellega tegeleda, et meid avaldatakse. Täna ei ole viimasel 5 aastal ei ole üldse küsimust olnud, et kas avaldada või mitte, et see käibki selline partnerlus on muutunud nagu selliseks iseenesest mõistetavaks. Ma ei tea, mis peaks juhtuma, et see muutub ja sa ei avalda, kui meil on vaja, et avaldatakse, aga ma mõtlesin, meediaga suhtlus on ametkondadel selline kahesuunaline tee ja siin ei ole ilmselt mõtet ennast selle mõttega vaevata, et kuule, et äkki me seda ei avalda, et mis nad meiega ikka teevad. Meie ei mõtle seda ja ärge teiega mõelge, et avaldage rahulikult ja küll me anname seda vajalikku infot, sest et need inimesed seal on need, kelle jaoks me seda teeme. Kuna mul võeti vahepeal mikrofon ära, siis ma kasutan teist mikrofoni. Küsin teie käest, mille pärast teie tahate üldse informatsiooni kriiside ajal saada? Mille jaoks te vaatate, kes mitte? Krimiuudiseid. Milleks üldse on krimiuudised vajalikud? Tahab keegi kommenteerida. Miks te vaatate krimiuudiseid? Et ennast näha. Just. Edev inimene. Tegelikult krimiuudist saadet küll ei ole enam ammu vaja, sellepärast nädal aega hiljem näidata asju, mis sel nädal toimus, seda ei ole. Aga konkreetselt
mina ei tea, ma olen nende uudiste sees, ma nagu ise vaatan keegi tavainimene räägib. Ma võin tavainimest esindada. Väga meelevaldseks seoseks see, et me räägime kriisidest ja siis on äkki lups küsimus. Kes teist vaatab krimiuudiseid? Mis asjasse puutub? Et krimiuudised või kriisiuudised on siga ja kägu, vabandust. Et kui on kriisiuudis, siis on selge, et see on midagi, mis puudutab kõiki. Et siis ei ole küsimus, et kas sa vaatad või ei, siis on igaühel küsimus selles, et sa tead, mida sult oodatakse kodanikuna, mida sult oodatakse selle inimesena, kes võib-olla oskab midagi ette võtta taolises olukorras. Et siis vastavalt, et kas sul on mingi funktsioon, eks, et kas sa pead tööle kappama selle teate peale või tegema midagi muud. Et see ei ole küsimus krimiuudiste vaatamisest, vabandust. Et küsimus tegelikult ikkagi see, et mida tahab tavainimene kriisiolukorras teada saada, aga suurem osa kriise on lokaalseid, aga annan edasi kohe. Ma võin ühe asja ära õiendada, mul tuli meelde küll, mis siis juhtub, kui kommunikatsiooni ei ole. Selline lugu juhtus 90ndate lõpus, kui oli ühel ilusal pühapäeval oli Aegna saarel 300 koolilast Eesti erinevatest kohtadest ja ühel hetkel plahvatas seal lõkkesse visatud granaat ja üks Kopli kunstikooli tüdruk sai surma. Ja see info toona oli meie tegutsemispõhimõtted natuke teised, et põhimõte oli see, et kata ja varja, et ära üldse räägi, see oli 90ndate lõpp, et siin ei ole midagi teha, sellised me olime. Aga see info läks kuidagi välja, et üks laps on saanud surma. Ja kuna seal oli 300 last, ütleme kuskil siis paarikümnest erinevast klassist ja koolist, meedia korjas selle killukese üles, kommunikatsiooni sellele ei järgnenud ja Eesti sattus tervikuna, incorporate, kogu ühiskond sattus paanikasse. Selle tulemus oli see, et hädaabinumber ummistati ära kõnedega Võrumaalt, kus vanad inimesed helistasid, küsisid, minu lapselaps äkki on ka seal saarel. Tekkis selline totaalne paanika, kõik meie reageerimisressursid tegelikult seisid, midagi väga ei toimunud, ehk see õnnetus oli juhtunud, lapsed toodi saare pealt ära, sadamasse, kuhu nad toodi, kogunes metsik rahva hulk, lapsi üritati politseist paleeri vahelt ära kakkuda, sellepärast et ülesanne oli kaatrist või laevast lapsed bussi viia, et nad seal ilusti ära registreerida. Politseinikud moodustasid füüsilise seina, sest vanemad tahtsid oma lapsed ära kakkuda. Et selle see sõna, kui ei ole kommunikatsiooni, on paanika. Ja see on see, mida me keegi näha ei taha. Ja selle kohta on meil tegelikult minevikust näide olemas ja minu jaoks tegelikult see oli esimene hetk, kus ma hakkasin aru saama kommunikatsiooni vajalikkusest. Ega see ju ei ole emapiimaga sees, et kogu aeg on vaja midagi rääkida, öelda ja mõelda, et sellega tuleb tegeleda. Ja see näitas ära, et tegelikult inimesi huvitab ja see on ka see põhjus, miks pärast inimesed tahavad teada, kas on äkki nendega asi seotud, mida nad peaksid tegema. Või siis lihtsalt uudishimust. Ka uudishimu on üsna ohtlik, rahuldamata uudishimu on üsna ohtlik selline nähtus. Nii et kui kommunikatsiooni pole, siis on paanika või kaos, kuidas seda iganes nimetame. Ma arvan, siinkohal andsid meile 94. aastal tegelikult hindamatu kogemuse Soome ja Rootsi kolleegid. Kogemus oli küll väga kurva ja negatiivse asja pealt, Estonia katastroof. Aga ma ei taha mõelda, kui ei oleks olnud toona soomlasi ja rootslasi, milline kaos ja paanika ja hüsteeria ja teadmatus eelkõige just oleks siis veelgi enam valitsenud. Et soomlased ja rootslased ju pidevalt, eks ju, saatsid järjest neid uusi ja uusi nimesid, et tõsi, vahepeal need nimed muutusid, aga me siiski saime enam-vähem juba kindlad olla, et kes siis võis elus olla ja kes mitte. Et ma arvan, et sealt me saime päris korraliku praktika. Mina ajakirjanikuna ja ma usun ka meie ametkonnad oma kolleegide poole pealt. Sinu küsimus oli see, et mida inimesed meediast otsima lähevad, kui on kriis. Küsimus selle kohta, et kas mina olen ohus, kas minu turvalisus on ohus ja kas minu lähedaste elu ja tervis ja turvalisus on ohus või mitte. Et see on esimene reaktsioon, mis inimest tabab siis, kui on midagi toimunud. Ja alles hilisemas faasis tuleb see mõte, et otsida meediast vastust küsimusele, et kes on süüdi, et kes selle tegi. Et kõigepealt, ja see tuleb siis, kui on selge, et mina ja minu lähedased oleme turvalises kohas. Aga
natukene seoses Priidu märkusega, et on ohtlik see, kui inimesed kriisi ajal on ise aktiivsed või seavad ennast ohtu, et kui ma mõtlesin tänasele vestlusele ja üks ülesande püstitus oli ka see, et millele me peaksime mõtlema, et kuidas inimesed võiksid kriisidest mõelda, siis minu meelest tänapäeval üks ohtlikumaid asju on see, kui sotsiaalmeediaga harjunud inimesed ei taju enam piisavalt ohtu ja kui on ohtlik olukord, siis selle asemel, et joosta ja põgeneda, tehakse pilti, filmitakse ja asutakse tegema sotsiaalmeedia sissekandeid. Või siis sõidetakse autoga kuhugi laintemöllu, et saada paremaid kaadreid. Et selle ekstreemturistidega on Päästeamet ja politsei aastaid nagu tegelenud. Aga kui me mõtleme kas või tulistamisele Utoia saarel, kui ka tegelikult noored inimesed tegid sotsiaalmeedia postitusi sellel ajal, nagu päriselt me ei tea, et kas nad panid ennast sellega ohtu, kas nad varjusid või tundsid, et nad on seikluses, et minu meelest see on midagi, millega peaks tegelema. Kui palju me kasutame või peaksime kasutama kriisi ära selleks, et kas väikseid kriise või kriisi algeid ära selleks, et midagi suurt saavutada, mingit suurt eesmärki. Et rääkida mingisugusest ohust, mingisugusest teemast, anda sinna juurde siis käitumisjuhiseid ja kui näeme, et sellest ei piisa, siis seda teemat veel pushida natuke ülespoole, et inimesed hakkaksid midagi tegema. Eile siin julgeoleku aruteludes tõi Agu Uudelepp välja sellise väite, et meil Eestis iga 2 aasta tagant enam-vähem tõstetakse üles mingisugune terviserisk, mingisugune pandeemia, mis kuskil on ja siis räägitakse sellest ja kuigi eeldatavasti mitte midagi meid see ei puuduta, aga teema räägitakse nii suureks ja et inimesed hakkaksid toimetama. Kui palju me saame rääkida üldse sellistest ohtudest, kus me tegelikult hindame, et tõenäoliselt on väga väike, et midagi toimub, aga me tahame, et inimesed tegutsema hakkavad. Ja kui palju on oht, et me selle üle pingutame selle rääkimisega? Eelnevalt võib-olla seda meedia rolli me käsitlesime veelgi kitsalt. Ma arvan, see Priidu näidab tõesti seda siirdeperioodi 90 aastatel, kus tõesti nii mõnigi mõtles, et meedia, mis mõtles, et milleks needid. Tänase päeval saavad kõik kriisiregleerijad aru, et meedia on meie liiklane ja mitte ainult selle kriisi ajal. Ma tahaks ka rõhutada seda, et tegelikult täna mõeldes kas või selle ennetavatele tegevustele, et ka siin on meedia meie liiklane ja see, et üldse hoiakuid muuta ja ka kriisi ajal ja kriisi järel, iga kriis on tegelikult kõige parem aeg üldse muutusteks ühiskonnas ja see, et mingi muutus toimub, see ongi tihti meedias see, kes hoiab seda teemat üleval ja see vahest on päris oluline tegur ja suudab nii mõnegi poliitiku ümber mõtlema panna ja mõne eelarverea kasvatada. Ja kindlasti see meedia roll kogu ühiskonna hoiakute kujundamisel on äärmiselt suur. Ja ega täna me ei jõua vist ilmselt rääkida, et tegelikult see kogu kriisi reguleerimine on selline tasakaalu otsimine 3 punkti vahel. Ühest küljest on siin need ohud olemas, teisest küljest riigi võimalused ja kolmas on siis ühiskonna ootused, mis on tegelikult pidevas muutumises ja kui me siin rääkisime nendest ohtudest ja ajaloost, mis Eestis, et see pilt muutub ja muutub ka meie ühiskond, et mida stabiilsemad, mida kauem meil selline heaolu siin kestab, selle suurem nõudlus on meil ka selle turvalisuse osas. Ja kuskilt siis see riigi võimalused ju ka ammenduvad ja see on just see, millest me täna juba räägime elanikkonnakaitse osas, et ka inimesel peab olema oma roll siin, et riik tulebki poolel teile vastu, inimene teisel poolel vastu tulema. Aga küsisid, et kuidas me saaksime selles olukorras mingit eesmärke saavutada, siis nagu mina tooksin välja 2 eesmärki. Ühest eesmärgist siin ka õhtupool räägitakse arvimustele juhtimisel on see, et kuidas inimesi õpetada olema paremini valmis kriisiolukordadeks. Näiteks ta mõtleb läbi ohud, et kui elekter läheb ära, kuidas ta saab hakkama, kuidas ta saab süüa, kuidas saab sooja
vett ja teine oluline eesmärk on inimesi suunata nii-öelda vabatahtliku initsiatiivi rohkem, suurem kasutamine siseturvalisuses. Et anda neile sõnumit, et kui te tahate kaasa lüüa siseturvalisuses, siis ärge ühinege Oodiniga, vaid tulge abipolitseisse. Kui te tahate lüüa kaasa päästest, tulge abipäästjaks ja nii edasi. Et suunata inimeste vaba tahet ja rohkem seda siseturvalisuses ära kasutada. Minu meelest meil ikka mõne kriisiga on tegelikult läinud ikkagi niimoodi, et see on olnud nagu justkui nagu mingis mõttes küpsuseksam. Ja me näeme mingisuguseid kitsaskohti, olgu need siis nagu tehnilised või olgu nad siis mingid teistsugused asjad, aga näiteks seesama pronksiöö oli tegelikult ühiskonnale paras lakmuspaberi. Et me mõtlesime, et meil on kõik nagu väga hästi. Ja siis me saime äkki aru, et Vene kogukonna tegelikult mõtleb nagu võib-olla mingeid asju hoopis teistmoodi ja see peeglisse vaatamise hetk oli tegelikult karm. Ja me saime aru, et tegelikult me ei ole selle probleemiga tegelenud. Et minu mõnest nagu see on kõige olulisem koht hea kriisi puhul, kui sobib seda sõna kasutada, et õppida. Ma tahtsin teha täienduse, et tõesti head kriisi ei tohi kunagi lasta raisku minna. Et igast kriisist on midagi õppida, aga selleks on oluline teha aus debrief ja läbi arutada kogu kriisi lahendamise käik. Et ma loodan, et pärast seda aega, kui mina avalikust sektorist üle 10 aasta tagasi lahkusin, on see debriefi osa paremaks läinud. Et vähemalt varasemal ajal oli sageli probleemiks see, et inimesed nagu ikka kriisi lahendamise käigus on stressis, tekivad konfliktiolukorrad ja sinna see asi jääb, et see kriisidest õppimine, see tuleb ära realiseerida. Ja siit jutust nüüd kinni võttes korraks. Miks ma enne küsisin selle lolli küsimuse, et siis kas me praegu kasutame need olemasolevad kriisid ja ärme räägi kriisidest ainult sellest, mis on kuskil kosmoses, vaid see, kas reageerivate asutuste hinnangul, see, et igapäevaselt kajastatakse uudistes alguses nii-öelda see ära, et mis kõik juhtus, lõpus räägitakse ilmateade, et kas sellest, et räägitakse, kui palju juhtus, ilma et sealt nagu päriselt mingisugused kasutegurid tuleb. Et inimesed rahuldavad oma selle uudisima ära, et ma sain teada, et naaber ei jäänud auto alla, teine naaber jäi auto alla ja 3. põles maja maha, 4. mitte. Et mida me selle tarkusega peale hakkame? Kas me võiksime olla meedia suhtes nõudlikumad või ise nõudlikumad riigi reageerijate poole pealt siis, et see, mida räägitakse nendest kriisidest, mida me ei suuda ära kasutada, sellest kasu oleks? Me ikka kasutame usinasti kõik oma kriisid ära ja tegelikult selles võib-olla sellega asi ei piirdu. Võib-olla natukene küsimusest kõrvale minnes, siis tegelikult me täna kasutame hoopis Euroopa kogemust oluliselt rohkem, kui me tegime seda varem. Ehk siis kõik see, millega meil tegeleda tuleb, on kusagil juba juhtunud. Need asjad, millest räägitakse. Ja see on see ainest täna, ehk siis tegelikult meie rahulikkust või elukeskkonna sellist terviklikkust näitab ka see, et ega meil omal selliseid kriise väga palju pole, millest õppida, nüüd me kasutame teiste omi ära. Aga ma arvan, et see on õige tee ja tegelikult oma meediat me nii-öelda ju treenime ikkagi nende oma kriisidega ja siin ma ei usu, et meil sellega probleem oleks, et me ei saa aru, mis me teeme või et me siin toimuvat ei kasuta ära. Et ma arvan, et need, kes arvavad, et hullem on möödas, nüüd väga sügavalt eksivad, et alles läheb jamaks ja hullem on veel ees, nii et igasugune õppimine on väga oluline ja me peame seda pidevalt tegema, et ainuke häda on see, et me ei tea, millal need asjad juhtuvad. Jah, ma tean seda, et õnnetused tulevad ja suurõnnetused tulevad. Küsimus on ainult selles, millal ja meie jaoks on tähtis, et me oleks valmis siis, kui need juhtuvad. Aga see X jääb alati võrrandisse, et see on see, et millal ja teine X on see, kus. Aga mina ei ole lihtne ja mina ei ole selline kergeusklik ja üritan pragmaatikuna võtta
sellest, mis praegu toimub meil ja mujal, maksimumi välja, et seda siin siis rakendada vajadusel. See on ka see, miks me muide käime igal pool välismaal ja toimetame ja kogume uut informatsiooni selleks, et siin kodus valmis olla. Ma võtan Priidu sõnasabast kinni ja lihtsalt ühe teema toon veel lauda, meil läheb kohe lõpp peale, aga võib-olla ongi sellega lõpetada, eks sa ise otsustad. Priit, sa ütlesid siin väga õigesti, et selge see, et juhtub, millal juhtub, seda me ainult ei tea. Ja mina siin südamest alati loodan sellistel puhul, ma olen sama meelt, ma tean ka, et alati juhtub, kindlasti juhtub, tuleb mingi hull asi meie õuale nii või teisiti. Aga et me valmis oleksime selles mõttes, et see riik, mis on nii paganama õhukeseks lihvitud, et seda rohkem enam õhemaks, seda ei ole võimalik õhemaks võtta. Ma tean väga hästi, millest ma räägin, et ma võin küll julgelt öelda, et Siseministeeriumi haldusala eelarve läbirääkimiste parim partner ja igatine, alatine toetaja olen ma olnud, et ma lihtsalt tean, millest ma räägin. See seltskond on liiga õhukeseks lihvitud ja ma ei kujuta ette, kui meil tuleb näiteks kriis, mida me peaksime haldama siin 2 nädalat, siis kuidas need inimesed vastu peavad? Vot see on 10 miljoni dollari küsimus. Ja seal on ju alati see me nagu räägime praegu siin justkui sisejulgeoleku raames, aga mõelge selle peale, kui juhtub kriis ja meil on 100 inimest vaja kiiresti erakorralist meditsiiniabi. Ma arvan, et meie süsteem ei pea seda vastu. Haiglad. Et üks haigla ei teeninud seda mitte kuidagi ära. Pärnu metanoorid tragöödias viidi neid inimesi ju kogu aeg ära ja nad tulid ise haiglasse, aga mõelge, kui see paukeb nagu korraga. Telk kukub kokku, plaks. Ja kuidas me sellega hakkame näha? Ma arvan, me ei saa. Ma annan ühe märksõnad, et loomulikult, et riik on hästi õhuke ja me oleme nõus sellega, et siin hästi üks oluline teema on see, et tunne oma partnereid riigi sees ja tunne oma partnereid ka väljaspool. Me tegelikult töötame iga päev selle nimel, et kriisi jaoks on vaja rohkem inimesi tänavatele. Kui veel politseiteenistuses on, siis me kasutame ka oma lähimaid partnereid, Kaitseliitu, vabatahtlikke ja edasi ja tunneme oma partnerid väljaspool. Me teeme iga päev siin väga tihedat koostööd Läti, Leedu, Poola, Soome, kaugemate partnerite kolleegidega. Järgmine nädal on suur õppus Tallinnas, kus on väga palju politseiüksusi tänavatel, et see on üks märksõna, kuidas hakkama saada sellises õhukese riigi tingimustes. Seda lisan veel, et ma ütlesin, et hullem on alles ees, et siin ennem olid 2 inimest, kes ei olnud sisejulgeolekuga seotud, nüüd nad läksid ära, et omavahel me võime ju seda rääkida. Et see, et hullem on alles ees, see on halb uudis, aga hea uudis on see, et me oleme kõik selles jamas koos. Siis ei ole enam vahet, kas te istute seal meie vastas nii-öelda kodanikena või kõrval meedia esindajatena või ametkonna esindajatena. Eesti omapära on see, et kõik puudutab kõiki ja kõik on kõigiga seotud. Et sellest me ei saa üle ega ümber. Ühelt poolt on see, teeb meie elu raskemaks, me oleme rohkem avalikkuse ees ja meid tuntakse paremini ja me peamegi kõike tegema nii, nagu oleks kõik ametkonnad läbipaistvad, see on ka õige. Aga teiselt poolt on see ka meie reageerimist mõttes lihtsam, sest et me kõik teame, mis meil on ja kes meil on. Et see on minu meelest positiivne uudis selle asja juures. Ma küsin vahele ühe küsimuse endisest elust. Ma küll ei mäleta, et riik ja ajakirjandus koos oleks mingi kriisiõppuse teinud. Tuleb teile meelde, Kärt, Risto, et nii-öelda ajakirjanikud ja kriisi siis haldajad oleksid istunud koos ja mõelnud läbi vastaspool lauda üksteist stsenaariumit ja kas nüüd ei peaks tegema? Meil on veel parem variant, omal ajal me ju kõik koos. Täna ühed on ajakirjanikud, teised on spetsialistid ja eksperdid. Selles mõttes me kõik kokkuvõttes kommunikatsiooni kontekstis oleme ikkagi sellest samast, no võib öelda, et sellest samast ühest puust, mis siis, kui kriisikommunikatsioon algas, siis me ju hakkasime kõik sellega koos tegelema ja siiski, see on tugevus, aga see tähelepanek, et me ei ole suuremal määral meedia ja riigiga selliseid ühisõppust teinud, see päris täpne pole, üht-teist me koos teeme, aga see on küsimus pigem minult sulle, millal see toimub. Üks selline korralik ja Ma küsin ka, et ma olen siiani saanud väga ägedaid off-the-record briefikuid, aga äkki siis, ja kus on väga vähe ajakirjanikke, äkki siis mingisugune sellest tulevikud tõepoolest. Kui sa küsid, et kas me tahame, jah.
no kindlasti me oleme teinud kasvõi, me oleme koos ajakirjandusega teinud õppusi, et selles suhtes küsimus jah, et see rollijaotuses, kasvõi Kremex, sinna oli ikkagi väga palju meediat kaasatud. õppuse sees, jah. kuna see aeg, mis meil tänaseks planeeritud on nüüd tugevalt sisse sõitnud, siis ma kokkuvõttes võib-olla ütleksingi nii, et see teema, Eesti kriisid ja kriisikesed, on selles mõttes hästi oluline ja need teemad või mõttearendused, mis siit välja tulid, et isegi siis, kui meil Eestis ei ole ette näidata maailmale väga palju selliseid suuri maailmatasemel kriise, meil on neid, aga paneme nendele oma kriisikestele, mis on Eesti tasemel kriisid, ikkagi nimed, mida meil on võimalik. Meil on Padaorg, meil on Pärnu üleujutused, meil on palju erinevaid asju. Paneme neile selle nime, mille järgi on võimalik aastate pärast meenutada ja mitte ainult meenutuste mõttes, et kes kus parasjagu oli, aga meenutada ja mõelda selle üle, kus me kunagi olnud oleme, mida me sellest õppinud oleme. Sest kriis, mis läheb mööda nii, et sellest on ajalehe krimirubriigis nupukene kirjutatud, sellest me ei õpi mitte midagi. Kriis, millele antakse nimi, see on see, mida on võimalik õigetel hetkedel kellelegi kas või nina alla hõõruda, et miks te nii tegite, miks te naa tegite, et sellest õpitakse. Ja see on ka see, mille alusel saab inimesi õpetada neile rohkem selliseid kasulikke nõuandeid anda. Ja kui Priit enne siin ütles, et hullem on alles ees, siis lohutuseks ütlen, et see oli selle tänase päeva esimene arutelu. See pidi ära kirjeldama ikkagi selle hullema poole. Edasi lähevad arutelud selle peale, et kuidas nüüd hakkama saada. Järgmine arutelu räägib, kuidas kogukonnas oma ohtudega hakkama saada. Ülejärgmine arutelu räägib sellest, kuidas relv kaasa võtta, kodu ukse peal istuda ja valvata. Ja viimane tänane arutelu siin räägib sellest, kuidas konserv kaasa võtta ja keldrisse peitu minna. Ma tänan väga teid kõiki. Minu eesmärk ei olnud täna tuua siia 2 vastandpoolt või 3 vastandpoolt, vaid vastupidi, leida sellist ühisosa. Ja ma usun, et need tähelepanekud, mis siin välja tulid meedia poole pealt, reageerijate poole pealt, kui ka vaatajate poole pealt, kuulajate poole pealt, need tähelepanekud, mis kriiside osas, need murekohad peamised olid, et see andis sellist ühtset sünergiat, millest on võimalik jällegi välja imeda mõtteid järgmise õppuse jaoks. Ma tänan kõiki, kes te hoolimata sellest kriisist, mis meid täna siin varitseb, kohale tulite. Suur aitäh teile ja suur aitäh kõigile osalejatele.